kõigile, kes ei ole kuulnud, et täna öösel magasin niimoodi, et tross oli siin tagaratta üles sinna teisele korrusele tõmmatud, et see pidi olema nii haruldane jaava, et 500 jaava. Ja arv oli palju neid tehti, 2 tükki vist tähendab ja 1 on siin tähendab, no küll võib-olla oli 200, aga vahet ei ole tähendab seal, 2 0 jälle number ja. Aga kuna sellega peavad ikka tõsised mehed sõitma, tähendab, siis noh, seda nagu ütleme, seekord müüa ei saa, et paneme siia oksjonile nagu natukene odavama nagu poisikeste jaava, et laibarauad on ka küljes, eks ta oli siuke. Et laibarauad olid uhked asjad, aga samas ka eks nad sinna jäi palju põlvi ja neid alla. Mis ma selle jaavaga oskan öelda, aastaarvu, ka räägime. 80-ndad, nagu öeldakse. 79. Siis ma kuulsin selle kohta niimoodi, et bensiin sisse, kontaktivahe puhtaks ja tähendab ühesõnaga on võimalik liikuma hakata. Puhastatud ja lakutud seda asja ei ole sellepärast, et igal mehel peab ka oma mänguasi olema. Kui naine pikalt vigiseb, siis on vaja võtta, minna garaaži, tolmulab kätte, pühkida seda jaavat parem ja mitte seal toas seda, mille kätte sureb kõige rohkem mehi. Mehed teate? Vingu. Kuidas see oli? Vingu. Sul on naist ei ole lähedal veel? Ei ole jah. Okei, selge. No tegelikult oli jah, et nagu naiste vingu kätte pidi surema kõige rohkem Eesti mehi. Aga pole midagi, tähendab, nüüd on siin pikalt heietatud ja seletatud ja paneme selle jaava müüki. See jaava müügi tulu läheb kõik Lõhma Meieri taastamisse. Lõhma Meieris on plaanis teha motomuuseum või ka tehnika hoidmise koht, tähendab, mis on seoses meie Manala teele läinud Arnoga. Arno poisid on nüüd selle asja üle võtnud ja arvame, et sellest on ka natukene elaviid. Ja mis ma oskan öelda, et paneme selle jaava müüki 150 või? Kas ajaga? Dokument on. Dokumente ei ole, aga muidu jaava dokument on veel, aga selle kohta ma ei tea, et oleks dokument. Ja jaava... Arvel ta ei ole. Hetkel see jaava arvel ei ole, aga selle arvele võtmine ei ole tegelikult probleem. Selles suhtes, et kui tehakse mingi ostumüügileping ja vaadatakse järgi, sest et ta ei ole kuskilt parastatud. Täpselt nii on nende Kass 67-tega, mille mina olen nagu tegelenud, tähendab, et noh, see ei ole see Yamaha tänapäevane, mida nüüd nagu keegi hirmsasti varastada ja seda tahab, et see dokumendid on võimalik saada, et see ei ole nagu probleem. Selles suhtes ka, eks see hind on ka natukene võib-olla selle, noh, nagu selle ka seotud, et need dokumente hetkel siin ei ole. Ja kui peremees ütles, et 100 sõidab, siis Mäest alla sõidab alati. jah, tegu on Vissuvere küla kõige kõrgema mäega. Kõrval on siin Kihelkonna kool, siit käisid koolilapsed alla kelgutamas. Kui ma seda muuseumis kellelegi räägin, tähendab, siin mingi Otepää grupile või kellelegi, siis vaadatakse, et no see on ikka päris palju võtnud, tähendab, et no pole mäge ollagi, aga tegelikult ta on selle küla nagu kõige kõrgem mägi. Nii, ja pikk jutt, kaka jutt ja 100 eurot esimest korda. On selle asjale pakkujaid. Kliimad kõik töötavad, vajutate nuppu, kõik on jumalast okei, tähendab. Värske õhk tuleb ja... käima ka ikka läheb. Käima tuleb panna. Käima tuleb panna, aga tema viimane ajalugu on selles suhtes, et teda on käima pandud ja noh, mitte ei ole ta mingi kinni jooksnud ega mitte mingisugune selline asi.
ja no mõtleme nüüd selle peale, 100 eurot on seda nokitsemist väärt, et seda nokitseda, käima panna, meenutada, nostalgitseda, kõik. Tänapäeva noored mehed võib-olla ei tunne sellest mingit nostalgiat, aga vanemal mehel on ikkagi natukene siin mõtlemist ja kõike tähendab, et asi on selles suhtes, et ta on originaalsuses, siia ei ole poogitud külge mingisuguseid erilisi asju, tähendab, et nagu rikkumisest on nagu asi väga kaugel. Keda väga originaal ei ole. Nii et 100 eurot ja teist korda. 100. 100 eurot esimest korda. On veel pakkumisi. 150. 150 esimest korda. Sellest panete endale kuuri seisma. Iga õhtu käite lükkate natukene tolmu pealt ära. Aasta pärast ta läigib teil ja siis ütlete, et kurad hea investeering oli, et no, nagu ma enne ütlesin, et pista sinna piibli vahele neid lehti korjata sinna. No, pärast hakkate piiblist lehti välja tõmbama, et eurod ei mahu ära. 150 teist korda. Kui, noh ei saa nüüd öelda, et tähendab, et Vene masin, aga ikkagi Nõukogude ajal tehtud masin, tähendab, noh, see õli, et ta natukene õline, see on normaalne, sest kui õli ei ole, siis on juba probleem ju, tähendab, noh, siis on ta juba kokku jooksnud, no nii et see on täiesti okei ju. Ja siin härrasmehele nagu ütlen veel, no näete, hea on teha video, aga kui sa lähed õhtul sinna garaaži, võtad selle mõnusa külmast, sealt garaažis niikuinii on üks külmab, see on ikkagi hulga parem kui see video. Ja hakkad tegelema Indianiga, mitte selle javaga. No, võib ka õlle võtta ja kõik. Kas nüüd haamer kukub või veel käsi väriseb? 200. 200 esimest korda. Mõelge, ma nuusutan. Ja siis see hind tõuseb kindlasti, kui siit tuleb seda. No kurat, nagu lõhnab vana SR-i järgi, tähendab, aga no ei ole hullu, see kuulub ka asja juurde. Nii et mul on siin selle kadunud Arnoga ikka mälestused, et Arno me müüsime ühte punnvõrri, tähendab. Siis see punnvõrr oli ka, tähendab, et kas seda peab käima jooksma. Mis asja käima jooksma? Vana mees võttis selle punnvõrri tõstis üles, lükkas selle varbaga niimoodi käima. Seda ma ei tea, kas see Jaava läheb niimoodi käima, aga no oma kiilaka pea annama siia pandiks, et asjatundja mehe käes läheb see asi nagu käima. 200 teist korda. Ja vaikus. Nii, ma vaatan seal mehed pukseerivad vaikus. 2,5. 250 esimest korda. Aga ega ma ei saa seda 250-ga sellele mehele seda müüa. Mõelge, kui ma iga õhtu pean kannatama, kui ta kihutab siit mööda. Vind. Kuulge, poisid, andke tuld, et ärge jumala eest, et Reinule see ei saaks. See on täitsa jama jutt. Ja siis, kui ta hakkab siin sõitma, siin sõidavad mingisugused dressipükstes, plätudega, mingisugused Yamaha mehed, kellel ei ole kõrvade vahel midagi. Rein tuleb, sõidab siin, kui et kiiver peas rahulik. No kuidas ma saan seda? No 250 ja teist korda. No. Tsiklimehed, öelge midagi vähemalt. No seal on üks tsiklimeest ütleb, kas sa oled sõitnud sellega? Ja mul kodus on juba üks. Kodus on juba üks. No aga, kuule, aga naisi on ka ju tegelikult üks. Aga teine
ei, tagavagas peab ka olema. On tagavagas ka. oota, kumb tekst nüüd seal sangas on? ma tean, et selle tsikli istme peal saab väga kergelt, kui esimese piduriga pidurdada. Kui sa seal taga oled, siis on jama. Nii, kuulge, aga 250 ja 300 esimest korda. Nii. Ei astu mehele varba peale. Mees teab, mis mees teeb. Ja 300 teist korda. 350. 350 esimest korda. 350 teist korda. Ja nüüd tuleb see jutulaul, et jah, kui sai naabripoisiga sõidetud, et mina istusin seal ees selle porilaua peal, tähendab, ja nüüd mõtleme, et noh, aga mina olen nüüd praegu siin, et ei juhtunud midagi, tähendab. Aga tänapäeva tsikliga seda ei saa teha, aga Jaavaga sai seda teha. Nii et ja nüüd juhtub see, et 300 ja kolmandat korda ja möödub. 350 oli ja vabandust. Nii, 350 kolmast kord ja Reinule möödud. Kuidas on